Tere päevast! Mõtlesin siis jätkata roomlaste ootiumi traditsiooniga, et roomlastel oli ootiumpuhkus, aga see ei olnud selline puhkus, et nagu laiskled või logeled, vaid see pidi olema selline tegevuse maik mann, ehk tuli vestelda tarkade inimestega, tuli lugeda, tuli mõtiskleda, tuli looduses jalutada. Mõndadel oli nii äge ootium, et ootiumi lõpuks oli raamat kirjutatud. Ja mul on siin ka nagu väike ootium, siis voodis magades. Ma mõtlesin, millest mõtiskleda. Tuli üks päev meelde, kuna Tartus ma jalutan ju seal Emajõe ääres ja seal on nii palju neid lauaviina ja eheda viina ja igasuguste muude viinade pudeleid. Et nagu suve poole, kui oli soojem lausa, maa valgendas neis hommikul, aga talve poole on eks ju natukene vähemaks jäänud, sest ma arvan, et joojad kolivad koduolengutele. Aga mõtlesin siis, et millega see alkohol kõige rohkem sarnaneb maailmas. Ma leidsin tegelikult, mitu päeva mõtlesin selle üle tegelikult. Ja leidsin lahendi ka, et alkohol on tegelikult täpselt sama, mis seks. Et alkoholile ja seksil on täpselt, võib võrdusmärgi panna. Et kas ma olen jälle hulluks läinud või mis lollidele mõtetele ma jälle siin nagu tulen. Mõte on see, et mõlemad on üliohtlikud. Võivad kaasuda inimese hukku, isegi surma, eks ju. Seksil on igasugused haigusi on ja siis võib soovimatut lapsi saada ja mõned teevad lausa aborti, mis on väga ränk kogemus kindlasti. Ja emotsionaalne tase, eks ju, mis mõned ajab enesetapuni või kedagi teist tapma. Vägivald, eks ju. Inimsuhted on väga rasked, eks ju. Ja alkohol on, ta on ka selline mürk, mis oli mingi Eesti tädikeste arvates oli nagu argument, et ta ei peaks tarvitama. Mis võib ka viia hukuni, eks ju, alkoholism on väga tõsine haigus ja siis ka surmani võib viia. Mõned inimesed käivad põrgus ära. Ja siis muidugi see Ian McGilchrist, kelle raamatut ma väga jumaldan, tema seletas, et on inimesi, kellel on paremas ajupoolkonnas mingi viga ja nendel inimestel on see iseloom, et nad nagu joovad, aga nad ei suuda lõpetada. Ja nad ei suuda kunagi minna nii, et nad joovad, ma ei tea, klaasi õlut või klaasi veini ja see on nagu kõik. Niipea kui nad oma kärsa likku panevad, nii on meri põlvini ja joomine jätkub lõputult. Ja nagu Eestis olles mul on selline tunne, et ma ei tahagi kunagi midagi juua, sellepärast, et hommikuste rauduskäikuda tegib selline masendus. Sa nagu vaatad nagu jällegi seksiga võrreldes, vaatad nagu vägistamist, eks ju. Vaatad vägistamist. Või ütleb, et okei, et see vägistamine, et milles see nagu seisneb, et jah, et seda on raske sellepärast, et ma võin ette videot ja küsida, et kas see vägistamine või seks ja keegi ei suuda mulle seda. Väga raske on videos vaadata, kas kedagi vägistatakse, sest on inimesi, kellele meeldivad väga karmid sellised mängud. Ja inimesed tavaliselt mingi salasõna, mingi parool, eks ju, nad ütlevad seda sõna, siis see mängud lõppevad, see on kokkuleppeline tegevus, see ei ole vägistamine. Ja on ka vägistamisi, kus inimesi võib-olla ähvardatakse, et temaga tehakse midagi, kui ei nõustu sellega. Muidugi ei saa nõustuda tegelikult, aga see lubatakse. Ja siis see näeb välja nagu tavaline igav seks, aga tegelikult on tegemist ikka vägistamisega. Et jah, alkoholiga samamoodi, et Eestis on selline tunne, et kui ma Eestis alkoholi tarvitan, nagu vägistaksin ennast või ma oleks liituksin nagu nende valendavate lauaviina pudelimeestega. Aga jällegi teistes riikides on teistmoodi, eks ju. Teistes riikides nagu ei tunne seda. Mõelda näiteks, kui näiteks käia ringi, käige Lõuna-Euroopas ringi, eks te ei näe kuskil nagu mingid purjus inimesi eriti, eks ju. Üldse ei näe, pole võimalik, eks ju. Ei näe mingit, et Lõuna-Ameerikas võib-olla räppab, eriti kui nad mingite väga lõunapoolsetesse linnakestesse, siis on päris räpakad, et nad jätavad igasuguseid pudeleid ja purke ka võrule, eks ju. Kui selles panti ei ole, eks ju. Aga viinapudelid ei jäta, viinapudelid ei ole murul. On limonaadipudelid ja on mõned õllepurgid võib-olla võivad olla ja
butša pudelitega, aga muud nagu ei ole. Ja siis mõtledki, et mis kurat nagu Eestis toimub, et kas on midagi nagu ajust nagu inimestel väga-väga viltu läinud. Ja siis on siis küsimus, et kus mina pean olema, et kui mul ei ole alkoholiprobleemi, eks ju. Et kas ma pean olema siis nagu täiskasvanu aga samas nagu kollidega ma ka ma ei taha, aga mul on selline asi, et ma ei taha mitte kunagi tarvitada alkoholi inimestega, kellel on alkoholiprobleem. Sa oled nagu haige inimese kõrval, eks ju, ja see on nagu vastik, siis endale hakkab ka väga vastik. See on nagu tema kannatuste ja tema kurjuse tegelikult, sest ütleme niimoodi, et paljud ütlevad, et kes kollid, kes seal Emajõe ääres joovad, et need on nagu see kõnts, et see on nagu see põhjakiht. Siis see ei vasta tõele. Põhjakiht on minu jaoks funktsioneerivad alkohoolikad. Et kollid on nagu see on nagu sama võrdlus, kui ma mõtlen putinist ja vene liberaale. Et putinist on minu jaoks sümpaatsem kui vene liberaal. Sest mõlemad on šovinistid, eks ju. Aga vene liberaal ta mõjub nagu selliselt elegantselt ja moodsalt ja kenalt ja ta on sõbralik. Aga tegelikult on samasugune räige šovinist ja putinisti eelis on see, et ta on vähemalt aus. Ta on ausalt lajatab sulle näkku igasugused õudusi. Ja siis on sa nagu suudate rohkem aktsepteerida. Ja vene liberaal nagu märgatavalt. Vene liberaal on mul südame pahaks. Ja samamoodi alkohoolikutega, et kui ma näen neid kolle, Emajõe ääres ma tihti tervitan neid ja olen nendega väga selline kena, aga funktsioneerivad alkohooliga ma lausa, need on minu jaoks kõnts. Sellepärast, et nemad nagu nad etendavad kedagi teist, nad mängivad kedagi teist sulle. Aga tegelikult tegelikult on väga pahas olukord. Sa oled mingi kurjuse jõu meelevallas, kui sa sellise inimesega suhtled. Vaat. See on selline huvitav, et alkohol ja seks on tegelikult väga sarnased. Mõlemal on see räige aspekt, igasugused kannatused ja jõudused ja jubedused ja mõlemal on ka tegelikult väga ilus aspekt, et alkoholi, vähese määra alkoholiga on võimalik meeli avardada, võimalik võõrkeeli edukalt õppida. On võimalik lihtsalt meeldivat olla kuskil näiteks kõrgmägedes, juua klaasike veini, see on ju puhas nauding, eks ju. Ja miks seda endale keelata? Ja samamoodi võib olla, eks ju, seks võib olla väga meeldiv ja kena, eks ju, kui on keegi tore inimene. Nii et see on huvitav, nad on sarnased omavahel, väga sarnased. Et mõlemad viivad absoluutsesse põrgusse, õudustesse, kurjusesse, jubedustesse, kannatustesse. Aga mõned viivad viia ka väga ilusasse kohta. Ja mis see vahe on, kuidas see ilusa koha ja põrgu vahe, et kus see vahe on? Et esiteks on inimeses endas, kuidas inimese enda aju ja olemus ja kogu see inimese olemuse enda on üles ehitatud. Ja teiseks see on, ma arvan, et põhjus on piirang, et mingi kaitsetara. Et kaitsetara on ees, et et mõlemal juhul, kui sa nagu paned nagu vabalt mööda mingit džunglit, siis siis mõne aja pärast tuleb lõvi ja sööb su ära. Või tiiger või kes seal džunglis elab, ma ei tea. Puamadu neilab alla, aga kui sa oled nagu ehitad endale sellise aia ja aial on tara ja seal on nagu kaitsepiir, eks ju, siis on kindlasti väga kena. Vaat, see oli siis tänane mõtisklus alkoholi ja seksi sarnasusest. Aga tänud kuulamast nagu ikka.